Tere, puitpõrandakratid! Ennem kui õhtul teki peale tõmbame jalgade alla väikse laevateki. Täna siis tahaks natuke tutvustada teile laevatekki ja laevateki tegemist. Teeme siin stuudios kõigepealt niisuguse näidistükki ja siis hiljem liigume objektile, kus teeme ka päris maailmas ühe laevateki. Mis see laevatekk siis on? No, põhimõtteliselt on ta täispuitpõrand, kuhu siis on jäetud paisuvuuk, mille me täidame liimimassiga. Vanasti ilmselt kasutati selleks, kui keemia nii arenenud ei olnud, ilmselt liimiti seda mingi tõrvaga teki peale ja kasutati siin paisuvuukis ka ilmselt tõrva. No, tõrv on must ja kui me filmides näeme, vanad laevad on ju mustad riibuga, et kui kellelgi on mingi vana tükk kuskil laevatekki, oleks täitsa huvitatud, mis sinna pandi. Laevatekki tegelikult saab tänapäeval teha sisuliselt euroalusestki, kui tahate. Peaasi jätate sinna paisuvuugi, liimite põranda külge ja väga hästi sobib. Muidugi kõige paremad ilmselt oleks siis mingid termotöödeldud saar näiteks, mis on hästi, termotöödeldud asjad on hästi stabiilsed või siis klassikanine tiigipuu, ja siin on termotöödeldud tammest võiks täitsa teha. Siia laseks näiteks vuuki, heleda vuugi. Võimalusi on küll ja veel, kuidas seda laevatekki teha, et siin pole midagi kivisse raiutud. Aga hakkame seda tükki siin viimistlema ja räägime rohkem veel natukene nendest viimistlusvõimalustest. Siin on meil nüüd puidu ristlõige. Vaatame lähemalt siin. Siin on meil nüüd sisuliselt aluspõrand. Me oleme liiminud selle näidise vineeri peale. Siin võib olla allbetoon, USB, mis iganes. Peaasi, et sile aluspind on ja liim kinni jääb. Siin on näha nüüd need kompensatsioonivuugid, mille me täidame liimiga. Põhiasi, mida peab tähele panema, et see liim saaks siia igale poole korralikult vahele surutud. Enne muidugi me selle pinna käime eksentrikuga üle. Seda meetodit, mis me siin töökojas teeme, seda on mõistlik teha, kui teil on väike pind või te teetegi näiteks oma väiksele laevakesele tekki või kaevukaanele panete laevateki peale. Seda võib igale poole panna, et kui on väike pind, siis ei ole neid suuri lihvimismasinaid vaja. Seda me näeme siis, kui me objektile lähme oma kaameratega, kuda me seal teeme, aga siin teeme selle täiesti käepäraste vahenditega ära. Kasutame selleks täitsa kõige tavalisemat eksentriklihvijat. 120 paber. Kui teil on väga konarlik see, siis te võite teha ka kõigepealt konaluselt mingi 80-ga maha lihvida ja siis 120-ga, et 120 on juba täitsa piisav, et no nii, meil on siin üsna väike tükk, siuke pool ruutu, siis lihvimine tehtud. Hakkame vahesid täitma. Nende vahede täitmine siin selle töö juures kõige täpsem töö kirurgi täpsusega tuleb siia paigaldada see teip ääre peale. Selleks iga teip, kus juures ei sobi, kõik ei jää hästi puidu külge kinni, et seda peab vaatama ja katsetama, et ja ilusti täpselt äärega tasa, et siis on tulemus meil kõige viisakam, et miks me selle vuugitäitmisega peale lihvimist teeme, sest kõiki vuugitäiteid ei anna väga hästi lihvida, nad hakkavad rulluma ja hakkavad neid hääri määrima, et sellepärast ka mõistlik see lihvimine enne vuukimist teha, et need teibime kõik siin hoolikalt ära. Surume siin näpuga ilusti veel äärest teibi ligi. Ja siis hakkame vahesid täitma. Nii, nüüd hakkame vahesid täitma ja kohe mõnuga surume seda liimi siia
siia vahele, et mitte kuskilt ei jääks ühtegi pragu täitmata, et meil kohe niimoodi, et teiselt poolt seda toru ka kohe liimi surub välja, et siis on üsna kuulikindel meil see vahe siin, et siit meil ükski veetilk põranda alla hiljem ei pääse, et ja kohe ongi hea indikaator on selle jälgimiseks, et siit poolt toruga ka liim välja pressib. See liimi kadu on siin üsna korralik, aga siin ei tasu koonredada, siin tuleb panna ikka korralikult. Nii, liim on meil tõmmatud, nüüd tuleb meil siis see üleliigne liim siit ära tõmmata. See on ütleme selle töö juures kõige rahuldavam osa, et kõige närvusivam osa on selle teibipanek siin, et selleks kasutame mingit kummilavidat või siledat kummitükki sisuliselt ja lihtsalt tõmbame üleliigse, surume selle siia vastu teipi, et tõmbame lihtsalt üleliigse siit niimoodi ära. Ja kõik hea on, kui see tehakse kõik ühe liigutusega. Et uuesti seda nüüd teha on kohe tulemus halvem meil, et ja selle üleliigse liimi tõmbame kuskile puutüki peale siin ära. Seda tuleb siit üsna palju. Siin kadaka tüki peale näiteks ei taha väga tõmmata, see on kulla hinnaga, et võtame siin ühe papitükikese, kus me selle üleliigse liimikese ära tõmbame. Ja kummilapidaga surudes ühe sujuva tõmbega. Ja uugi tulemus on fantastiline. Näidis on meil nüüd siin ära kuivanud ja hakkame õlitama, et neid õlisid, mida siia peale kanda, neid on nagu sadu, et seda peab vaatama ja lugema kasutusjuhendist. Ja saab ka meie kodulehelt neid viimistluslahendeid vaadata. Mis siis põhiliselt jälgida? Seda õli peab saama siia peale, et küll ja veel, et valame siia nagu õli peale ja siis ajame selle õli nagu ilusti laiali, las ta siin imbub, on ju. Ikka mõnuga paneme seda siia peale, et nagu on. Nagu panni peale valad enne muna praadimist õli või midagi sarnast. Muidugi teflonplannil ei vala midagi sinna muna praadimist. Selle hõõrume siin niimoodi ilusti ühtlaselt. Püüame selle koguse siin laiali jagada. Niimoodi mõnusalt teda siin on. Nii, vaatame siin niimoodi, et tilgub. Nüüd on ta siin peale pandud. Siis jätame ta siia imbuma. Et ta siia korralikult puidu sisse imbuks. Ja siis mingi aja pärast käime uuesti selle kaltsuga üle, et kus on rohkem imbub, sinna tuleb uuesti peale kanda ja seda võime teha siin järjest mitu korda, ja lõpuks pühime üleliigse õli maha, et seda õli imbumist see on sama põnev jälgida kui Tallinna börsi või krüptoraha börsi, et ei tasu ära minna.
Noh, nüüd on meil siin õli korralikult sisse imbunud. Puhastame, tõmbame üleliigse ära, sest teda enam ei lähe kuskile. Ta on meil... Ilmselt me peaks siin aastakese ootama, siis saaks uuesti võib-olla õlitada, aga seda meil vaja ei ole. Tõmbame siit üleliigse maha. Mõistlik on kasutada selleks uut kuiva kaltsu. Aga meil siin näidise tegemiseks ei pea nii priiskama, et tõmbame siit üleliigse maha. Ja on meil juba väga hästi. See näidissekki on meil siin valmis. Ülimõnus. Aga see on ainult pool ruutu. Seda oskab igaüks teha. Lähme teeme ka päris maailmas ühe põranda. Come on, let's go! Algus on meil siin ilusti tehtud, et betooni peale nakke ära pandud ja nii, nüüd paneme liimi siia. Laevatekile tuleb liimi tõmmata kohe mõnusalt. Kõik ilusti betoonipoorid, kust võiks niiskus ja vesi paha teha põrandale, tuleb ilusti kõik liimi täis tõmmata. See liim on väga hea elastne, see on siuke nagu väikest viisi niiskustõkke. Need praokesed tuleb kõik ilusti meil liimiga ära täita, muidu läheb vesi põranda alla ja see ei ole üldse hea. Nüüd hakkame siin liimimassi laskma. Põhiliselt on kahte moodust, teibiga ja ilma. Teibiga on siis, kui väike pind on mõistlik ära teipida täpselt kuni selle vaheni. Ilma teibit on suurem pind, siis pärast tuleb lihtsalt maha lihvida. Siia tuleb see liimimass suruda sisse kohe. Siis on kindel, et kõik vuugid saavad ilusti tihedalt täidetud ja vesi ja niiskus ei lähe siia vahele. Ja pärast üleliigse tõmbame kummilabida või pahtilabidaga ära, teip ära ja ongi meil vuuk valmis. Ja lihvime ära ja viimistame õliga ära ja võib seda laevatekkest kasutama hakata. Jah. Ilma teibita sama rida laseme siia niimoodi kohe punni vahele ja üleliigse tõmbame pärast ära ja kui suure pinna puhul nagunii lihvime selle üleliigse liimismassi siit maha, siis jääb see ilusti sile see vuuk ja niiskus ka ei lähe vahele. Nii lihtne ta ongi.
mis me siis lõpetuseks võime kokkuvõtteks öelda? Oleme teinud objektil ühe põranda ja siin näidise ka, et meistri kätt vaja, lõpptulemus ülimõnus jala all, kus iganes seda võib kasutada, kas või elutoas, et kõike seda materjali ja know-how'd saate meie käest, et ja lähme edasi järgmiste projektidega. Puit. See on Eesti rahva armastus.